sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Tere armsad hooaeg saate vaatajad! Kui loodus tärkab, siis ärkab ka soov meis millegi uue, kergema ja helgama järele. Just selles kevadises kulgemises alustame oma tänast saadet Tartust ning toome ilu ja värve Kardestist. Kelly, mida uut ja põnevat leiavad aiapidajad selle aasta Kardesti kevadvalikust? No igal aastal me üritame ju tuua midagi uut, midagi huvitavat. Meie ostujuhid käivad Hollandis, Saksamaal, igal pool üle siis Euroopa vaatamas erinevaid taimi, et Kardestis Baltikumi suurimasse aianduskeskusesse tuua siis sellist hästi värsket ja uut valikut. Et selle aasta võib-olla selliseks uueks ja huvitavaks on külmatundlikud taimed. Ja mida ma mõtlen külmatundlike taimede all on see taimed, mis siis kannatavad hästi külma. Et täna siis võib-olla selliseks heaks näiteks on need rododendronid, mis siis tegelikult enam ei ole selline vanaema aia taim, et tegelikult selline ilusa õie värvivalikuga ja ka tegelikult ongi tulnud sisse sellised külma mitte nii kartvad sordid, et tegelikult aias on ta väga ilus valik, isegi kui ostad sellise pisikese taimekese, siis lõpuks kasvab temast siuke uhka suur põõsas. Ja ta on ka üsna siuke hoolduskindel, et täna ju kõik tahavad, et võimalikult lihtne oleks see taimede maailm ja taimedest hoolitsemine, siis ma arvan, et rododendron on selline väga-väga hea valik. Me hooajas ikka ju räägime ka trendidest, aga millised trendid on praegu siis lillepeenras? Lillepeenras võib-olla selline uus trend ei tähendagi midagi uut ja eriti huvitavat, et sellel aastal mul on tegelikult siiralt hea meel, et pigem on trendikad sellised vanad asjad ja need on siis nii-öelda pikalt juba olnud, et täna minu suureks lemmikuks on aed ja puishortensiad, mille nii-öelda trend jätkub lihtsalt siiani edasi, et tegemist on ju sellise üliefektse õiega, nad kasvavad suureks, nad on ilusad, nende eest on lihtne hoolitseda ainult kasta, et see on minu arvates selle aasta jätkuv trend, et tegelikult suvel, kui te tulete ka Kardestisse, siis meil siin maja ees on hästi suur hortensia, selline hekk, valged imelised õied, et tänu sellele ka paljud Kardesti kliendid saavad siis inspiratsiooni, et nad tahavad ka oma aeda midagi sellist kaunist, eriti efektset, et tegelikult aed ja puishortensiad on selleks ideaalne valik. Ja teiseks selliseks väga efektseks valikuks on kindlasti erinevad okaspuude tüvevormid. Nagu sa näed, siis siin on erinevad pallikesed, erinevad kujundid, et tegelikult väga hea mõte on minu arvates Kardestist juba osta selline valmis taim, et ta on nagu võib-olla väike kujuke sul aias ja tegelikult väga palju hoolt ta selles mõttes ei vaja, et ise lõikad teda igal aastal ja tegelikult ta püsibki sul kaunina aias. Teil on täna aiahooaja avamine. Mida põnevat on aga külastajatel võimalik sel puhul avastada? Ja me avame täna aiahooaja, ehk siis meil on igas tunnis kohal sellised aianduseksperdid, kes siis jagavad oma teadmisi, saab nõu küsida ja kindlasti ma soovitan kogu perega tulla, sellepärast et ka lastel on tegelane ja ma arvan, et üldse tegevust leiab siin majas igaüks täna. Aga kui täna ei ole võimalik ikkagi koha peale tulla, siis kuidas on võimalik sellest kõigest osa saada? Siis tasub külastada kindlasti meie e-poodi www.kardest.ee. Meie meeskond näeb igapäevaselt väga palju vaeva, et kõik taimed, mullad, väetised üle Eesti inimesteni toimetada, ehk siis tegelikult üle Eesti võivad kõik sellest osa saada. Confido on avanud Tartus uue Mõisavahe kliiniku ning lähme uurime, milliseid võimalusi seal pakutakse. Mul on hea meel teatada, et me tõepoolest oleme avanud Tartu Tervisekeskuses uue kliiniku. Confido Mõisavahe kliinikus osutame me töötervishoiu tervisekontrolle, pakkudes kvaliteetset ja põhjalikku tervisekontrolli töötajatele, olles siis samal ajal heaks partneriks tööandjatele. Lisaks asub meil siin endokrinoloogiakeskus, kus võtavad vastu nii endokrinoloogid kui ka diabeediõed.
ja peale selle pakume me Mõisavahe kliinikus ka esteetilise meditsiini teenuseid. Kui arstide poolt osutatavad esteetilise meditsiini protseduurid on meil endiselt saadaval Raatuse kliinikus, siis Mõisavahe kliinikus osutavad õed näohoolduseid, süsteprotseduure, laserepilatsiooni ning tätoveeringu ja püsimeigi eemaldamist. Confido esteetika ja laserravikliinikuid on nüüdseks juba kui palju? Ja meil on tõesti tänaseks juba 4 kliinikut ja mul on väga hea meel, et lisaks Tallinnale tegutseme me nüüd ka Tartus juba mitmes erinevas asukohas. Räägime nüüd ka esteetilise meditsiini teemal. Milline protseduur on sel kevadel kõige populaarsem? Selleks, et kevadele vastu astuda särava ja terve nahaga, on meie klientide lemmikprotseduuriks Skin Retin Expert retinoid hooldus microneedlingu ja eksosoomidega. See on ideaalne protseduur 30–60 aastastele, kes soovivad sellist intensiivset nahakvaliteeti parandavat hooldust ilma süsteprotseduurideta. Hoolduse käigus kanname nahale sellised Skin Retin Experti kokteilid, mis sisaldavad suures hulgas eksosoome, AHA-happeid nagu glükoolhappe ja piimhappe ning samuti A-vitamiin ehk siis retinooli. Microneedlingu käigus aktiveerime nahka selliste pisikeste steriilsete nõelakestega, mille tagajärjel nahk rikastub kasvufaktoritega ja see panebki tööle nahas sellise täiesti nahale loomuliku ja omase paranemise ja uuenemise protsessi. Tulemuseks on elastsem ja tervem nahk, samuti vähenevad pinnised kurtsukesed, pigmendilaigud, ka aknearmid ning üleüldiselt saame sellise elastsema ja tervema naha. Protseduuri lõpetuseks kantakse nahale pinguldav kummeeruv alginaatmask, mis siis võimendab veelgi nende aktiivainete imendumist nahka. Ja kõige kiirema ja parema tulemuse saavad siis kliendid, kes kasutavad igapäevaselt päikesekaitset ja samuti läbivad 5–6 protseduurist koosneva sellise kuuri. Millisele piirkonnale microneedlingut veel tehakse? Lisaks näole teostame microneedlingut ka kaelale ja dekolteele ja samuti on populaarsust kogumas microneedling peanahale, mida me teostame siis ka selliste spetsiaalsete kokteilidega, kas siis, mis vähendavad siis juuste väljalangemist või kiirendavad juuste kasvu. Mul on hea meel jagada, et kuni aprilli lõpuni broneerides on koodiga Confido Mõisavahe kõik Confido esteetika ja laserravi teenused 20% soodsamad ja leiate meid Tartust aadressil Mõisavahe 34C teiselt korruselt. Jätkame Tallinna stuudio ilu- ja kehasalongist. Sandra, mul on sinuga vesteldes siin väga kodune tunne, kuna olen ka ise teie püsiklient. Millised on hetkel aga kõige populaarsemad teenused just neile, kes soovivad suveks vormi saada? Tere Katriin, väga tore on sind jälle meie juures näha. Sellel kevadel on jätkuvalt populaarne ikkagi LPG ja otsustasime lisada enda masinate hulka ka väga põneva masina SlimSphere Therapy. SlimSphere Therapy toimib siis kompressiooni ehk surve ja mikrovibratsiooni koostoimel. Selle silindri sees on sellised sfäärilised rullikud ja need sfäärid siis toimivad nahapinnal selliselt, et ta lõhustab rasva, pinguldab nahka, lõhub tselluliiti, tahab siis parandada vereringet, lümfiringet ja mis peamine klient saab väga mõnusa ja lõõgastava massaaži samal ajal. Väga suur pluss on see, et ta soojendab kudesid, tal on sees infrapuna ja see infrapuna aitab omakorda kiiremini kehast vett välja viia ja üldse jääkaineid välja viia. Kui inimesed tulevad lennureisidelt ja keha on sellest turses, siis tegelikult seda, et kehast vesi väljub, on näha juba pärast esimest protseduuri. Selle aparaadi juures on kindlasti üks lemmikumaid asju klientidel see, et ta tõstab keha kontuure, näiteks tuharat väga visuaalselt. Kuigi SlimSphere Therapy tulemused on näha pärast esimest protseduuri, siis me soovitame siiski seda teha kuurina, kuna tulemused jäävad palju paremini püsima. Et minu soovitus on teha seda 2–3 korda nädalas.
Sandra, sa mainisid ka LPG-d. Mis protseduuriga on täpsemalt tegu ja kuidas see kehale mõjub? Ja meie salongis on siis 2 Alliance'i aparaati, mis toimivad siis rulli ja klapi tehnoloogial. Ehk siis klapp tõstab naha ülesse ja rullik stimuleerib naha aluskudet. Ja miks me otsustasime SlimSphere'i sellele lisaks võtta, on see, et tihtipeale tulevad meile väga tugeva nahaaluskoega kliendid ja LPG jääb natukene hätta selle naha siis töötlemisega ja siis SlimSphere suudab sellega väga ilusasti hakkama saada, sest et tal on nii tugev kompressioon ja me kombineerimegi hästi palju neid 2 hooldust. LPG on siis tõesti meie salongis kõige palavalt armastatum protseduur, sellepärast et ta on ennast lihtsalt nii ära tõestanud. Minu isiklik arvamus on see, et sellele ei leidu vastast maailmas kehaprotseduuridelt. Et meie salongis käivad arstid soovitavad siia enda patsiente. See tehnoloogia on lihtsalt nii tugev ja nii võimas, mida see masin suudab teha. Stuudio ilusalong asub Tallinna kesklinnas Luha 20 ja hooaja vaatajatele on meil väike kingitus. Kõik kehaprotseduurid on –20%, kasutades sõna hooaeg. Ideaalse kehakaalu taotlemine ei puuduta ainult ilusat väljanägemist. See on suuresti ka tervise teema. Aune, mis ajendas sind infrapunamatti proovima? Minu kogemus ongi selline, et minul nimelt diagnoositi eelmisel aastal tsöliaakia. Ja minu jaoks oli see väga selline õnnetu juhus. Ma võtsin hästi palju kaalust juurde. Mul oli seedimine halb. Mul olid kõhuvalud, sooleprobleemid ja kõik muu sellega kaasnev. Ja ma tõesti ei osanud enam ennast aidata. Ja kuigi ma olen küll matti kasutanud juba aastaid tegelikult, siis ma otsustasin ta ikkagi sealt kapist välja võtta ja nii-öelda viimase ülekõrrena siis haarata sellest kinni, mul ei olnud midagi kaotada. Kui tihti sa oled aga infrapunamatti kasutanud ja milliseid muutusi oled märganud? Ma alustasin 5. jaanuaril, liitusin mattajate grupis siis üleskutsega ja sellest ajast alates olen nädal aega teinud matisessioone ja nädal aega puhkust. Ja kuni siiamaani ja tulemused on täiesti wow. Et mul on kõhu ümbermõõdult -5 sentimeetrit. Rinna ümbermõõt on -3,5 ja kaalu olen selle ajaga ehk siis 3 kuuga kaotanud 5 kilogrammi ja ma ei lähe enam pükstesse 40 suurus, vaid 36. Matis olen ma siis käinud selliselt, et tund aega korraga ja 65 kraadi juures ja käin seal väga hea meelega enda kaaslasega kordamööda. Kõige suuremaks muudatuseks on kindlasti minu seedimine, magamine, see, kuidas moodi mul ei ole enam kõhupuhitust, kõhuvalusid ega ka mitte seljavalusid, et need asjad on regulaarseks läinud ja ma tõesti tunnen, et mul on rohkem energiat, ma magan palju paremini ja mul on see kuidagi üldine sära on kaasa tulnud siis lisaks selle kehakaalu kaotamisega. Ma näen, et siin laual on ka infrapunavöö. Millist eesmärki aga see täidab? Mina võtsin endale infrapunavöö kõrvale just sellel põhjusel, et need lisasentimeetrid, mis minu kõhul olid, mulle peeglist otsa vaadates üldse ei meeldinud. Ja selleks, et enda tulemusi veelgi intensiivistada ja parendada ja lisaks naistel aitab see kusjuures väga hästi ka päevade valuga või seljavalude korral, eriti inimestel, kellel on istuv töökoht, siis ta oli selline lisapuuster minu jaoks, pluss teda on ülimugav kasutada. Sa saad teda kasutada nii tööd tehas kui diivani peal olles, istudes, mida iganes teha, ta on väga mugav. Milline on sinu rutiin infrapunamati ja infrapunavöö kasutamisel? Üldiselt ma olen teinud selliselt, et nädal aega ma käin õhtuti matis. Ma leian, et see on aeg minule, kus ma saan siis lugeda raamatut, juua vett, olla matis. See on nagu lühike spa-päev. Ja vööd teen ma siis sellel ajal, kui mul on matist vaba aeg ehk nädal aega. Ja kuigi
kui ma ei peaks juhuslikult jõudma sinna matti, ikka tuleb kiireid päevi ette, siis infrapunavöö on väga kiire lahendus ja seal ma käin üldiselt hommikuti enne tööpäeva algust. Ma arvan, et ma olen elav näide sellest, et on võimalik tagasi saada oma keha, sära ja enesekindlus. Ja ma tõesti soovitan kõikidele naistele, kes täna võib-olla ei ole enda peegelpildiga rahul, kellel on mõned lisakilod või terviseprobleemid, kasutama neid tooteid, kaotada ei ole mitte midagi, see on investeering sinu kehasse ja tervisesse. Ma usun, et nüüd väga paljud on huvitatud neid tooteid proovima, aga kus neid soetada saab? Infrapuna matti ja vööd leiab nordenbeauty.com kodulehelt ja kasutades koodi hooaeg saab veel magusa lisasoodustuse. Gold Time, sinu aeg särada. Gold Time, sinu aeg särada. Faceline, sinu ilu kaitsel. Kodu loomisel mängivad suurt rolli detailid, mis loovad tervikliku mulje ning hea meel on näha, et valikuvõimalused on laienenud ka Lõuna-Eestisse. Kristjan, Põrandakeskuse salong on nüüd avatud Tartus. Milline on teie tootevalik? Pakume siis seina- ja põrandakate materjale, puitu, LVT-d, laminaati, PVC-d, paipa ja ka keraamisplaati. Teil on ka üks väga tore uudis vannitubade sisustajatele. Ja, et sellest aastast lisandus me tootevalikusse ka keraamilised plaadid, et mõõdus siis 600x600 ja 600x1200, et inspireeritud looduslikest dekooridest ja on üsna taskukohase hinnaga. Et siis enim inimestele meeldivad meil siis sparkling sessioonist, kus on sellised säravad ja särdendavad kohad sees ja ka marmorimitatsioonid. Et võib neid panna nii põrandale kui seina ja ka isegi välitingimustesse. Mina kui väikese lapse ema soovin väga vastupidavat põrandat. Mida sa soovitaksid? Soovitaks teile LVT materjali, et need on kriimuskindlad, veekindlad, sobivad nii ühiskondlikesse ruumidesse kui ka kodukasutusse. Et neid on väga erinevas tootevalikus, siis on nii kalasavamustreid, on tavalist planku kui ka kivimustreid. Ja saab ka nii liimida neid kui ka on ujuval kujul, et ujuval kujul meil on juba alusmatt all, lisa alusmatti ta ei vaja. Ja on ka väga erineva paksusega, et meil on isegi tootevalikus 8 mm paksud, mida teistel ei ole, tootjatel siis. Ja laminaadiga võib-olla võrreldes on ta oluliselt soojem ja pehmem jalal. Et lähiajal on siis saabumas meile uus mattkollektsioon väga suures valikus, et on, imiteerib siis õlipuitpõrandaid ja siis need ei läigi nii palju päikse käes. Et kellel on soov siis võimalikult puidusarnast valikut, siis oleks see hea alternatiiv. Ja ma näen, et teil on siin ka suur valik naturaalset puitparketti. Ja, et meil on ka täismass puitu, ka kahekeelisi vineeril, enamasti küll liimitud, aga on ka valikus klikkühendusega puitparkette, et siis igale maitsele, kes ei soovi liimida, saab panna ujuvalt. On ka hästi palju suures valikus kalasabasid, et mis on tänapäeval väga populaarsed, et inimene saab ka ise valida kõik toonid ja lipi suurused, et toonivalik on meil väga suur. Tootevalikus ka nõudlikumale klientile on meil eksootilised puidud, et näiteks kes soovib laevatekki, tiigist või Ameerika pähklist kalasaba, siis ka selle saab pilt. Meil on ka valikus siis erinevad vaibad, on plaatvaibad, rullvaibad. Rullvaipadest on meil ka näiteks villavaibad, mida saab panna siin seinast seina, kui saab ka tellida lihtsalt ääristatuna, kui tahad panna diivani alla või kuskile muusse sobivasse kohta. Lisaks on ka kookose sial, mis soovib hästi esikutesse, kuna need taluvad vett. Kus aga teie kauplused leitavad on? Tartus asub meist Tehnika 3, Tallinnas Järve 2 ja ka koduleht on meil põrandakeskus.ee. Et kiirematele on meil ka see LVT soodustooted, nii kaua kui kaupa jagub. Et tootevalik on väga suur, nii et soovitan kiirustada. Looduse rütm on vahelduv, kuid alati kaunis. Kunst on muutumatu, kuid kunstilu ikka jääv. Kokku moodustavad nad looduse ja kunstisümfoonia. Kutsungi teid nüüd sama nime kandvale näitusele Kadrioru kunstimuuseumi. Aleksandra, millega on tegu?
Jöstes-Serlachiuse kollektsioon jõudis esmakordselt siia Eestisse meie publiku ette ja see on Soomes suuruselt 3. kunstikogu, mis asub Kesk-Soomes Mäntä linnakeses. Ja selle ilu ja kunsti algatuse taga seisab Jöstes-Serlachiuse isik, kes oli suurtööstur 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses ning kes lisaks paberitööstusele, mis tõi Mäntässe jõukuse, asutas seal ka ulatusliku kunstikogu ning pärandas seal nii kollektsiooni, oma maja kui ka kapitali fondile, mis jätkuvalt tegeleb kunstikogu täiendamise, muuseumi ülalpidamise ja külastajate võõrustamise erinevatel näitustel. Ja see erakordne kogu on fokusseeritud Soome kuldajakunstile. Seal on silmapaistvaid näiteid vanade meistrite teostest ning selle kunstifondi viimaste aastakümnete tegevuse suund on olnud täiendada Soome vanakunsti uusimate teostega kaasaegsetelt Soome kunstnikelt. Ehk siis keset kaunist Soome loodust, kaskede, mändide ja järvede keskel seisab imekaunis muuseumihoone, mis korraldab suurejoonelisi näitusi vanast ja väga moodsast kunstist ning mis on koduks selle kogule. Ja praegu Tallinnas on meil Kadrioru kunstimuuseumis väljas väga esinduslik valik sellest kogu kollektsioonist ning see on nagu külaskäik Mäntässe Serlachiuse muuseumi. Kunsti on hinnatud läbi kergete ja raskete aegade. Mis on see, mis kutsub inimesi ikka ja jälle nautima erinevaid kunstinäitusi? Kunstis on tohutu energia, jõud, emotsioon. See on kunstniku talletatud vaimsus, mis on värvide, vormide, rütmis edasi antud ja mis käivitab meist. Et ühest küljest me võime maale vaadata kui ajaloolisi mälestisi ja tundma õppida ajastuid ja ajaväärtusi, aga võime ennast täiesti lahti lasta ja miks just igast ajast kunstiteos kõnetab meid, sest me ei vaata ainult tööd, sellest peegeldub meie enda praegune olukord, mõtted, tunded ja kunsti vaatamine on üks paremaid viise vaimse tervise kosutamiseks. See on selline vaimse tervise vitamiin, millest ei tohi unustada ja tuleb seda kasutada, rakendada eriti praegusel keerulisel ajal, kui pidepunkte on raske leida ja selleks, et enda sisemist tasakaalu leida, on väga hea kunstiteoseid vaadata, lasta mõttel voolata, süveneda detaili, vaadata üldist pilti, meenutada ka enda mineviku, lapsepõlve. Kunstiteadlased kirjeldavad kui traagilist ja elu ja surma küsimust käsitlevat teost, näiteks Hugo Simbergi Pants paadisillal. Väga paljudele võib meelde tuletada oma maakohta ja jaanipäeva või jaaniõhtu koos viibimisi ja sellel on hoopis teine tähendus. Aleksandra, aitäh selle inspireeriva kohtumise ja kunstinäituse tutvustamise eest. Suur tänu tulemast ja tulge jälle näitusele. Kõige suuremad muutused algavad vaikselt, seestpoolt, sealt, kus keegi teine neid ei näe. Ning vahel piisab vaid ühest sammust või otsusest, et näha maailma teise pilguga. Hooaeg on leitav ka Instagramist, kus on käimas üks kevadine loos. Nii et mine võta kindlasti osa. Meie teiega kohtume juba nädala pärast. Gold Time, sinu aeg särada.